Tervitan teid kõiki sihtasutuse Tartu Sport poolt ja meil on väga hea meel, et saame täna siin Tamme staadionil avada August Englase 89. sünnipäeval pühendatud pisikese näituse. Kes siis on August Englas? Maailmas on vaid 3 mehel õnnestunud tulla mõlemas maadlusstiilis maailmameistriks ja üks nendest ongi August Englas ise. Ta on sündinud 15. jaanuaril 1925. Tartumaal, tolleaegse Tartumaa nime järgi Pühajärve vallas. Tõsisemate maadlustreeningutega alustas noor August pärast teist maailmasõda. Aastatel 1949 kuni 1954 tuli ta 7-kordseks NSV Liidu meistriks, mis ei ole kindlasti mitte väga nõrk saavutus. Lisaks 1953. aastal tuli ta Naapolis Kreeka-Rooma maadluses maailmameistriks. Ja aasta hiljem, 1954. aastal Tokyos vabamaadluse maailmameistriks. August Englasele on omistatud ka väga mitmeid tunnustusi. Näiteks on ta saanud 1999. aastal Valge Tähe 4. klassi teenetemärgi. Samas 2002 sai ta elutöö eest riikliku spordipreemia ja aastast 2008 on ta Eesti Olümpiakomitee auliige. Põgusalt Augustiga siin enne vesteldes saime kohe ühise keele, kui ma ainult ütlesin, et ma olen nagu jõult ja hingelt suusatamist teinud ainult, siis tema esimene lause, oi, aga tema on ka ju ikka suusatanud ja lokuline, kui juba Otepää küngaste vahel sündinud olnuna, siis ma arvan, tollel ajal oli see suusk seal täpselt sama omane, nagu norrakatel on siiamaani see suusatamine niivõrd omane spordiala. Ja teine hea meel on väga suur ja siiras minu poolt, et me märkame inimesi siis, kui nad on veel meie juures. Me teame, et see aeg ei ole pikk, kellel lühem, kellel pikem, aga Augustil on elus ikka vedanud tõsiselt. Ta saab ise olla oma tegude jäädustamise ajaloo raamatutesse kandmiste hetkede juures. Mul on hea meel, et nii palju maadlussõpru, maadlejaid, endisi treenereid, minu enda tuttavaid täna siia on tulnud. Näitus võib-olla ei jää väga kauaks siia igaveseks, aga see püst siin, mis nagu öeldi, et on 1,82 meetrit täpselt kõrgusega, kui August oma tipptulemusi tegi, siis sama pikk ta oli, suur tugev mees. Et see jääb siia küll kindlasti noortele maadlejatele meile eeskujuks ja iidoliks ja annaks Jumal spordijuhtidele ja olümpiategelastele au ja mõistust ja südametunnistust, et see maadlus Jumala eest sealt olümpialast kunagi enam ei tekiks seda mõtet, et ta võiks sealt ära kaduda. Palju õnne, sünnipäeval oli äsja, õnnitlen Augustit tagantjärgi Kaljukits nagu ma isegi, mul on hea meel. Ja näitus ka, vaatame need pildid üle ja tundke ennast mõnusalt ja muljetage sellest ilusast alast, nagu on maadlus. August on üks neid spordiveterane, kes on leidnud aega alati tulla võistlustele, alati olla seal noortega koos ja alati on ta leidnud häid sõnu, millega noori innustada. Ma arvangi, et sa oled üks neid, kes on kõige rohkem alati võistlustel nähtav.
ja see on ainult eeskuju vääriv. Sinu spordisaavutustest räägiti. Olgu võib-olla sinna lisatud veel, et maadlejad räägivad tänaseni, kui efektiivne sa matil olid, kui jõuline ja kui võidutahet täis. Et võib-olla see on veel üks selline nüanss, mida meil on järeltulevatele põlvedele vaja näidata ja edasi rääkida. Siis üks aspekt, mida ma tahaksin veel täna ka esile tõsta, on see, et August on olnud ka sõdur ja on olnud ohvitser ja tema eelnimetatud sportlikud saavutused on tegelikult järgnenud sellele, et ta ei olnud mitte treeninglaagris, vaid ta oli sõjas. Ja ta on mees, kes on saanud haavata. Haavata saamise järgselt ta tuli 7-kordseks Nõukogude Liidu meistriks ja 2-kordseks maailmameistriks ja nii edasi, et tehki järgi. Siin on noored täna ka Kaitseväe ühendatud õppeasutuste kadetid, et see on sõnum ka teile ja teie kaaslastel teie suude kaudu. Et ilmselt on eesmärgikindlus ja tahe need asjad, mis viivad inimesi selliste tähelepanuväärsete võitudeni, nagu Augustil on need ette näidata. See bareljeef, mis siia jääb, vaatab just nende siit möödujate poole, kes sinna maadlussaali lähevad ja maadlussaalist tulevad. Ta paistab vaatavat sellise pilguga, et on teil sinna asja ka või? Tegite seal mehetööd või käisite niisama logelemas? Et jätad endast püsti siia nagu sellist kontrollima, et mis siin toimub. Et see sümbol, mis siia jääb majja, kus juba viimased 40 aastat maadlust harrastatakse, ma loodan, jääb siia kõiki noori ja pisut vanemaid innustama. Nii treenereid, nii spordijuhte kui sportlasi endid. August, tänan väga kõige selle eest, mis oled teinud ja tugevat tervist ja loodan, et leiad veelgi aega meie võistlusi tulla külastama ja võitjaid autusustama. Tänan väga. Ma tahan tänada kõigepealt kindral Hannes Kerti, et ta pani selle väga ilusa mõtte, et see kuju nagu kontrolliks neid poisse ja mehi, kes sinna tulevad, saali tulevad ja sealt tulevad. Aga ma tahan natuke rääkida selle ehituse ajaloost. Te näete, milline progress siin on. See on tõesti progress. Kui ma 70 aastate alguses alustasin oma treeneripõlve, ei olnud Tartus Tartu Kalevi maadlussaalis. Ja tänu tolleaegsete võimukandjate abile Johannes Kotkas, Arnold Kreen, kes oli pikk kauaaegne Eesti Maadlusföderatsiooni president, ja lobitööle hakkasime ehitama seal maadlussaali. Siin oli vahepeal üks enne puukuur, te vanemad mäletate, et siin oli liuvälja riietusruum. Ehitasime selle valmis, 90 aastate alguseks oli siin olukord masendav. Siis tuli otsustada, kas kinni panna või edasi teha. Tolleaegne Tartu linna volikogu esimees Ants Veenõus, meie abilinnapea Toomas Savi, keda neid te kõike teate, otsustasid ära, et me peame siia ehitama hakkama. Siis suurelt jaolt jalgratturite ja meie maardlate abiga ehitasime selle siin valmis. Ja nüüd 40 aastat on sadu poisse on sellest ruumist läbi käinud. Siit on tulnud medali meie Eesti meistreid, Põhjamaade meistreid ja loodame, et see järjepidevus meil siin jätkub. Nüüd möödunud aastal sai valmis eurotasandil euroremont ja me oleme tänulikud Tartu linnavalitsusele, et see asi tõesti niimoodi on läinud siin. Väikesel Eesti rahval on olnud pikk rida häid maadlejaid, aletas Georg Luurist, Abergist ja lõpetas Heiki Nabiga.
ma ei hakka ette lugema neid olümpiavõitjaid, neid maailmameistreid. August Englas selles pikas reas on auväärsel kohal, väga auväärsel kohal. Ja me täname, August, sind, et sa sendid lööd aktiivselt kaasa Eesti maadluselus. Aitäh sulle. Täname ka kõiki neid inimesi, kes on siia tulnud ja poisse, kes meile tänavu Eesti meistrivõistlustel meeskondliku teise koha tõid. Aitäh! Ega ma ei taha kõnet pidada. Ma lihtsalt kinnitan seda juttu, mis siin kõik enne toimus, et see on kõik õige. Ja Augustile ütleks, kuna see aasta ma ei ole õiget tervitussõnu avalikult saanud öelda, ainult omavahel telefoni teel, et ma kordan ennast mitu korda, sa oled nagu kingitus praegustele maadlejatele, kui sind nähakse ja sa kusagil kohal oled, siis need auhinnad on toredad, aga sinu juures olemine, see on võib-olla tähtsam ja hinnalisem. Ja jättes muud kiidusõnad vahele, ma tahaks kiita ka sinu suurt abistajat, innustajat ja eestvedajat, kellel homme oleks 99. sünnipäev. Tead, August, kes see oli? See oli olümpiavõitja Johannes Kotkas. Nii et ka jälle Tartu kandi mees, kes tõesti alustas Tartus maadlusteks, ole. Ja tema ees oleme meie ja terve see maadluse ühiskond meil ja terve Eesti maadlus natuke võlgu ja süüdi, aga kui nüüd ütlen mina oma osas, minu materiaalsed võimalused ei ole seda võimaldanud midagi kapitaalselt paika panna ja ära teha, aga me loodame nii ikka veel selle peale. Aga August, palju tervist sulle ja nali naljaks, me avame seda kivi mitu korda, aga vast nüüd läheb mõnda aega rohkem mööda, see kivi seisab siin paigas. Minule kangesti meeldis see asi, et August vaatab siin trenni tulevaid ja trennist minevaid poisse. Ja panin fantaasia tööle, et mismoodi see pilt oleks, kus August tegi oma esimese niisuguse ennast ületava tegevuse oma noores sõdurpoisi eas. See on midagi sarnast, hakkab mul koitma, et see on nagu maadlejal. On see ennast ületamine, et sa lähed, ründad ja vastane blokeerib ja katsub sind haarata ja ühel hetkel sa tunned, et nüüd läks auk ja jõuan teise mehe kehani. Käed sulguvad ümber keha ja tuleb ei tee. Ja tuleb nii välja, et paremini nagu tahan. Paremini ei saagi. See on kümnete tuhandete treeningtundide tulemus, et ühel hetkel minu keha ütleb, nüüd. Ja võte tuleb. Ja vaat samati tegi August noore sõjamehena, kus kuuliraha oli ümberringi ja August osutus olema ühe lahingu tiival ja selle tiiva ja selle lahingu vahel oli sakslaste poolt maha lõigatud kasemets, rist. Ja seda kasemetsa ründas Saksa täienduseks toodud, kas ta oli rühm vist, rühm oli jah. Ja August osutus olemas selle rühma ees, selle Unterrandi ees, maa peal kõhuli oma raske kuulipildujaga. Ja nüüd oli teha, kumb teha? Kas panna lõiget, kaevata ennast maa sisse või kuidas? Aga spordimehe, vaat see sama enese ületamine, käis korraks üle, August viskus kõhuli, kuulipildu korda, lint sisse ja tuld.
tuld nende peale, kes tema liinile peale jooksid. Ja see tuli, tõkestas selle rünnaku, tuli võttis maha need mehed, kes sealt tagantpoolt veel tulid, aga tasuks sai ta Reide lõhkeva kuuli Steinpri käest. Nii et vorst vorsti vastu. Rünnak oli katkestatud, takistatud, tema sõdurikohuse täitnud, pärast löödi veel orderründa ka, aega hiljem. Punane täht. No võt, ja võt niisugune mees seisab siin maadlussaali ukse peal ja kujutame ta ette, et tal on seljas 32 kilo kaalum suur vene raske kuulipilduja. Ja vaatab, noh, kus sa nüüd lähed, mis sa teed? Kas suudad? Ise läks natuke muidugi teistmoodi. Aga kui treenerid räägivad selle loo kõik siia juurde ja iga see väike poiss, kes tuleb, teab, et mina võin ka. Ja iga päev saab ühe terakese, tiigakese siit seda mina. Mine sealt ja mis sealt välja lõpuks tuleb. Võivad 10-st ei tule, aga 12-st tuleb. Ja 12 otsustab või on otsuse järgi oma elu Unterrandi ääres ja ei ole teada, mis ta veel teeb. Ja sellepärast me olemegi maadlejad poisid kõik siin ja tahame ja soovime, et igal mehel tuleks meil oma Unterrand ja kui see tuleb, siis on mees oma kohal. Pikk jutt, rahvas ütleb üks teine sõna veel. Ma usun, et siin meie publiku hulgas on küllalt vähe, kes tegelikult August on mati peal näinud. Mina olen üks neist, kes 1955. aastal Eesti NSV, Eestil oli sellel ajal niisugune staatus, suve Spartakiaadil Tallinnas, mis olid kõhtlasti Eesti meistrivõistlused, nägin seda meest matil. Tõega oli omaette mees. Ta mängis nagu kass hiirdega. Mul ei ole nüüd vastased meeles, aga ta oli tõega pea kõrguselt üle, aga peab ütlema, August oli ju sel kohal kahekordne maailmameister, nii et Eestis vastast otsida või 7-kordsel liidu meistril vastast otsida, kui maailmaski ei olnud vastast. Tema maadlus oli niisugune, et kui vastane kuidagi moodi võttest välja läks, et ei läinud, vaid võib-olla pusis ennast välja, siis kohe järgnes teine ja see oli niisugune sujuv võtete kaskaad. Üks võte järgnes teisele, nii kaua kui see vastane oli lahuti. Aga maadlus ei ole mitte niiviisi, et mul on palju jõudu, õpin võtted ära ja siis hakkan vastast pilduma. Ei, see ei ole nii, sest sul on ka vastas niisugune mees, kel on võtted ära õpitud ja ka on palju jõudu. Maadlejal peab olema ahvi osavus, rebase kavalus ja alles siis maadlus, või jõud. Nii et jõud kui niisugune on alles 3. kohal. Aga mis ma panin tähele, kõik räägivad sellest kujust siin. Maadlus, August maadles sellel ajal poolraske kaalus, mis minu teada sellel ajal oli 79–87 kilo. Veel mõni päev tagasi ajalehest ma vaatan pilti, kus 4 meest kannavad maadlusveteranid, kes kaalub 250 kilo. Huvitav, kus August nii palju seda kaalu selle ajaga juurde on võtnud.
on elu raske. Ju siis on elu hea olnud ja me näeme, August on tõega hea tervise juures ja usume, et seda tervist jätkub sul veel eeskujuks noortele maatritele veel aastateks. Aitäh sulle, August, et sa meie jaoks oled. Teiseks väga täname, et osakene sinust on ka nüüd Tartus. Aitäh! Kuna mina olen ka ju ikka, ma pean ennast Tartumaa meheks ja kui ma olen ikka siin Lõuna-Eestis sündinud ja kasvanud, maal on kõik need mäed ja olud küllaltki hästi tuttavad ja ma olen siin tõesti neid valitsusi, mis meil on olnud küll Vene aega, küll Saksa aega, küll jälle Vene aega ja kui siis pandi omale sarv ninasse ja viidi ära ja nüüd ma siis enam ei ole saanud siia tagasi. Aga vahest harva muidugi põikan ja see on teist ju väga kena asi, et praegu selle kivi teie oskasite jätta siia paika. Nii et minul, kui praegu elaval mehel, mina kiidan teid ja minul on hea meel selle üle. Nii et aitäh! Kütame küla külmad saunad, teeme terveks haiged neiud, laseme kukkunud kaiele, maha kukkunud maiele.